No tere jälle siis. Täna on reede, kus ma tõesti saan filmitud ennem video ära kui pühapäeval ja siis pühapäeval välja lasta selle. Igatahes täna on reede, kell on natuke palju, reedeti lõpetame kell 5. Praegu on kell 6:22. Ma olen üksinda, Federica läks Itaaliasse nädalaks ajaks lõpetamisele, sõbranna lõpetamisele ja nii on, ma olin siis täna üksinda, Birgit käis hommikul siin pillistamas ja värki, aga mul on juba nii kõva vend, et ma tegelen klientidega ise. Jah, selles mõttes, näost äkku ma saan enam-vähem hakkama, kõigest aru ei saa, aga saab, täna sai kõigiga asjad aetud. Nii, telefon on meil, Federica uuris välja, kuidas saab, on siis see, üks kindlalt siin on suunatud tema telefonile, tema teeb siis tööd edasi nii-öelda ikkagi, et telefonile ta vastab ja rahulik mul siin telefoni helise, siis ma ei pea närvitsema, kuna telefoni teel ma ei saa hakkama jutustamisega nii hästi ja ma ei taha proovida ka veel, et selle jaoks on vara. Ja mis veel? Räägime siis nädalast jälle. Eelmine nädal, millest ma unustasin rääkida, oli siuke huvitav asi kliendiga, et mingi vanem mees tuli siia, tahtis saada mingeid asju ja küsis küünalt. Ütles, et ta tahab NGK number 9 ja NGK number 9 ja kõik. Me ütlesime, et me ei saa nii tellida. Tema ütles, et saab ja siis me rääkisime, et ei saa. Ja siis me tõestasime, et helistasime sinna, või noh, helistasime meie siis sellele, kellelt me juppe tellime ja vaatame kohe. Ja ütlesime, et me tahame NGK 9. Ja nii oligi. Öeldi, et me ei saa tellida. Siis ta ütles, et okei. Ja siis ta lasi naisel koju minna ja tuua küünla, mille järgi me siis saame tellida. Nii, ma oleks võinud selle ennem välja otsida, aga vaatame, kas ma leian siit pildi üles ruttu, kus on siis näha, et kes kõik kursis ei ole, siis saab näidata siin, kas see läheb 2 lehele välja või igatahes. Ütleme, võtame selle esimese poole siin, et põhimõtteliselt meil on küünal, tema ütles, tal on NGK 9 vaja. NGK 9 meil see kuumusaste siis siin, tema tahab 9. astet saada, et seda siis. Ja külmemat küünalt, tal oli 8 praegu sees ja tahtis külmemat saada, aga me ütlesime, me ei saa tellida niimoodi, sest me ei tea mitte midagi muud. Siin on juba erinevad keermed, kui suured on keermesammud asjad ja siis on, no ongi kõik, nagu kõik tähendab midagi, kas siis on, temale vist võtsimegi nüüd, tegelikult ma ei mäletagi, mis võtsime, igatahes mingi küünla võtsime ja siis oligi, siin on näidis PP5 ES, et noh, siuke küünal, tema oleks siis tahtnud PP9 ES-i näiteks, aga kus me teadsin mida ja no ei saanud aru ka. Ikka raidus siin, et NGK 9 ja lõpuks Federica ütles ka, et võin mingi suvalise küünla tellida, et kui ei sobi, siis ei sobi. Näitasime talle, nagu erinevaid küünlaid näitasin, siis ta ütles, ei, noh, sellest natuke väiksem, aga sellest suurem, nagu kui pikk see keere seal on ja asjad ja noh, siuke huvitav, et see igatsin vahepeal. Ega mõned asjad lähevad meelest ära, aga mis meil juhtus huvitavat, see on hea thumbnail ka. Tegime lõunat, kolmapäev, äkki oli kolmapäeval või midagi, istusime kontoris, käisime poes ära, ostsime söögid ja siis sõime. Ja üks hetk vaatan, hakkasin minema ära, lõunasi läbi, vaatan õue. 3 ratast pikali, mingi, kes siin invaliidi kohal pargib suht tihti, see oli otsa sõitnud ühele rattale. Külili, see oli esimene Harley, see oli külili kukkunud. Pilti näete ka, mis ma räägin teile, igatahes see oli kukkunud külili vastu kollast ja kollane oli kukkunud omakorda järgmisel otsa ja siis täpselt siit piduri eebliga läbi tule teisel rattal viimasel. Et jah, siis oligi täiesti pekis, see vend ütles, ma pean arsti juurde minema, andis siin meile numbri ja enda numbri ja läks minema põhimõtteliselt. Ja siis ei olnudki midagi, kutsusime politsei, mõtlesime, et täiesti pekkis, nüüd peab hakkama siin tegelema nende asjadega. Politsei tuli, pildistas asjad üles ja ütles, et
meie süü ei ole, kuna rattad on väljas õues, isegi kui nad minu juures töös on või meil siin, siis ikkagi nad on tänaval pargitud ja omanikud peavad siis sellega tüübiga edasi ajama, kes põhjustas õnnetuse. Et jah, ja ei olnudki midagi, praegu ongi siis see, et igaüks suhtleb siis sellega ja siis kindlustused hakkavad asju ajama. Et siin Arlil näiteks vastu siies sõitis, siis omanik tuli, ütles midagi käigu vaheta ka, ma ei tea, kas see oli siis ennem või mitte, aga igatahes ütles, et see on, siis see kukkus vastu kollast, on ju, siin on korralik kriips, siin ka mölk ja ma ei mäleta, mingeid asju veel, peegel ja mingid asjad siin läksid. See sai ülevaatuse läbi, ma siin tegin sellele just jala, keevitasin ära, kõik asjad väänasin paika ja ülevaatuse läbi ei saanud, sest et ratas ringi ei käinud, kuna ei olnud ark ei olnud sirgelt ja ei tõstnud üles ja nüüd on jälle murdis kõveraks ära ja jälle küljest ära ja sirgeks painutada. Aga siis vaatamegi, kindlustusega hakkab ajama, siis tuleb meile see äkki remonti. Ja ma ei tea, see võib-olla samamoodi. Ja kolmas ka, mis tuli katki läks. Siis, mis veel? Siin on see juurde tulnud, natuke on ruumi juurde tekkinud jälle. Järgmine nädal me hoiame töökoja kinni. Federikat nagunii pole, aga ta vastab telefonile. Mingeid kiiremaid tööd võtame, aga ametlikult on töökoda kinni. Sest siin on päris palju suuri töid. Ma tahaks suuri töid hakata tegema ära, mis on siia natukene seisma jäänud kauemaks, et hakkame neid tegema. Ja kõike muud, mis siin on. Et sellega ma veel pusin. See on see, ma võib-olla rääkisin, võib-olla rääkinud. Sumpsi puhastin ära, karpo puhastin ära, uued küünlad läksid. Ma ei mäletagi, mis veel, võib-olla midagi veel. Aga küünlad olid olemas, et proovida. Ja siis panime, algul olid 7, panime 8, nagu manual ette näeb, et siis suts külmema. Aga probleem on see, et täisgaasi kiirendades, jumala okei. Mingi 9,500 hakkab pooma ja jõnksutama, natuke gaasi maha lasta või mängida, siis nagu saab tagasi, siis nad läheb edasi. Piiraja, ma ei tea, kas ta on nüüd täpselt 12 000, äkki on siin 10-11 vahel midagi sellist. Aga jah, täisgaasi lõpus hakkab kuidagi puterdama, aga kiirendab normaalselt täisgaasi kõik need asjad ja ma ei ole aru saanud veel. Siis vaatasin, piipudele on teibid ümber tõmmatud, et testida, kas äkki lekivad need on ju läbi. Netist uurides uuemal variandil müüakse siis NGK piipusid juba kuskilt UK-st saab tellida. UK-s on UK mingi foorum, mis on Hyosongile mõeldud siis hiinakatele, sealt saab igast juppe neile. Siis jah, et sellele rattale ma ei leidnud uusi piipe, aga siin on mingid Dragoni või ma ei tea, mingid siuksed täiesti Hiina piibud peal. Täiesti müstika nagu, miks ta niimoodi seal 9,500 peal hakkab tegema. Netist uurisin natuke, siis piiraja peaks ikka pärast 10 000 olema, aga jah, kuidagi ei ole see, et ta nüüd piiras, ta hakkab kuidagi jõnksutama ja puterdama ja see saabki edasi veel minna, et natuke gaasiga mängida, siis ta hakkab jälle liikuma. Siis töötava mootoriga lasin igale poole karpo puhast ainet ja süstivat asja. Ei hakka pöörduda hüppama mitte midagi, vaakumileket pole. Et see on veel müstika. See ülevaatusel läbi ei saa. 650 Suzuki Burgman, see on ikka siuke auto, see siin juba asjad, et see on päris huvitav. Räige kolakas ikka. Et see suitseb, sellele vaja siis vaadata, seda ma pole jõudnud tegema hakata, sest et liiga kiire on. Minu Honda siin, sellele jõudis TB Killer, mitte minu Honda, samasugune nagu mul, et saab selle tegema hakata. Ülejäänud rattaid teab. TB Killer tuli Hiinast, sellele on vaja nüüd ümber keevitada seda TB Killerit, sest see ei sobi sinna. Lihtsalt kuskilt mujalt ei saanud universaalset. Montesa tahaks ära teha, Suzuki tahaks ära teha, Suzukiga ka ma pean kütust tooma, et käima ta ei lähe, vaatame. Siin, see tahab, nüüd ma ei teagi, kas ma saan see tegema hakata. Midagi ta rääkis siin veel selle kohta, et võib-olla ma ei hakka seda remontima, igatahes tahtis karpa sünki saada veel, et tühi käik pidi
kuidagi hüppav olema ja mingid asjad veel. Nüüd on kirjas, mis vaja on. Sellel null kompressiooni täiesti nullis, et enne seda loomulikult sai kõik asjad kontrollitud, on ju. Ja praegu ongi see, et keerasin surnud seisu ülemise märgi järgi. Mul on kell kadunud, mis ma ostsin. Tahaks kolbi ka vaadata, kas see on täita üleval. Keerasin surnud seisu, vaatasin, et klapi need argid liiguvad, mis igatahes, mul ei tule see nimi meelde. Et need liiguvad mingi üle 40, 0,4 milli oli sisselaski klappide vahe. Ma ei viitsinud suuremat on vahele panna, no see oli päris räme vahe seal. Ja regullisin ära, hakkasin käsitsi mootorit ringi oma ja klapid lähevad pähe teisel ringil. Et jah, siuke teema, et saab seda uurida, mis siin on, kas siis öeldi seal Piagios ka, Juan tuli siia, siis ta ka uuris, et asja ja natuke ja siis öeldi, et äkki on ketipinguti otsas ja viskas ikkagi, no ma arvan, praegu tundub, et nagu oleks hamba üle visanud ja pärast klapiregulli miks pähe jooksevad, aga kas siis tõesti nii räigelt vedas siin, et kui mootor või kui käis üle hamba viskas, siis oli klapid vahed nii räiged, et ei löönud klappi pähe. Ma ei tea. Siis tundub väga imelik kokkusattumus. Aga eks näis, seda saab järgmine nädal teha. BMW 9T või R9T, mis iganes ta on. Sellel oli siuke teema, et ta ei saanud ülevaatusel läbi ja või ma ei teagi, miks, kas ta käidi üldse või ei käidud, igatahes. Kellablokk näitab kogu aeg, et tuli oli pirna läbi ja siis on pandud mingi aftermarketi tuli siis ette, LED tuli oli pandud, täis LED tuli. Ja siis täna tõi uue tule, komplekti kuskil, no kõik asjad oli Saksamaalt tellinud. Bemmi originaalid. Aga kuna siin on see küljest võetud, siis ei ole mul pesa panna 5 vatti selle siia alla. Et ja taga ei ole seda muffi, kummitihendit seal. Aga jah, see tahtis ülevaatusele täna minna, aga ei saanudki, sest et pole seda tuld seal. Edasi, see ratas, siin on, ootame lihtsalt tuled ja lülitit. Siin sai ülivahetused asja tehtud, esipiduri klotsid ja tahtis pirni vahetada, vahetasin pirni ära tööle ei läinud, siis alati, võiks alati kontrollida enne, kas pirn töötab või äkki mingi muu viga. Et lüliti on läbi, ainult nupu alla vajutades kaugtuli läheb põlema, muud midagi ei tee. Ja seda vaatame selle ka veel üle. Sellega on see teema, et seda vist on näidatud tegelikult, aga igatahes eelmine kord ma rääkisin, et klient rääkis, et kütusepump on seal ees ja ma ei uskunud on ju ja värk mis iganes, et siin ees kuskil ja mida iganes, et ma arvasin, et ei. Ja et see on tasemeandur siin või mis iganes, et pump on siin taga, aga ei, siin taga on ikkagi tasemeandur. Täna hakkasin tegema seda ja tasemeandurile jookseb 2 juhet siis ette pumpa ja kätte ei saa ilma, et siit ülevalt siis asi lahti teha ja siis saab kuidagi siit selle pumba kätte. Et klient teab sellest rattast kõvasti rohkem kui mina. Ja siis saab selle korda ja siis vahetame kaabli ära, ta tõi mingi teise kaabli ka siia, mis pidi olema siis 1100 oma või midagi. Ma ei mäleta, K1100, see on vist K100. Täpselt ma ei tea, ma ei ole sellega kursis, mis on. Tal ise on jupid toonud. Ütles, et see võib-olla ei sobi. Kui ei sobi, siis ma teen ise. Et paneb uue kaabli külge siin, selle, kus sees siis kaablitoru või mis iganes kaitse. Ja teeb niipidi asjad ära. Ja ega rohkem ei olegi, siuke siin on, et järgmine nädal siis natuke rahulikumalt. Ja veel, sa praegusel ajal, kui ma seda videot teen, on Kaarel S. Vaatame kohe siin, kus mu tabel on. Kas see on mu tabel või? Ops, ma ei tea, mida filmisin just siin, aga nii, kus on Kaarel S? Ops. Siin, kes meil top 100 tona või top
100+ tona ja tema eelmise video, no me oleme juba varasemalt siin suheld ja rääkinud Instagramis ja ta hakkasime rääkima jälle nüüd pärast seda, kui ma mainisin, et äkki peaks seti siia tooma Eestist laskma saata. Ja siis ta hakkas rääkima, et tal on vend Civitransis töötab ja siis ta mõtles juba ise, et äkki ise siia sõita, mis iganes. Aga põhimõtteliselt läks jutuks ja siis augustis pidi tulema rekka siia kanti Irunni, mis on 400 kilti minust eemalt, põhimõtteliselt piiri ääres, Prantsusmaa piiri ääres. Ja siis mul oli aega mõelda. Läks mingi päevaka või 2 mööda ja siis ütles, kuule, et nüüd reedel läheb juba, täna läheb treila, et põhimõtteliselt ta võib siis minna Nõmmele ratta välja ajada ja sõita Sauale ja valmis. Ja okei, davai. Siis õnneks läks aega, siis eile ütleski jah, et täna veel ei lähe treila välja, kuna veel oodatakse mõnda ratast ja ühte autot, mis tuleb siis kuskilt. Ja siis ta läks praegu ta on Nõmmel, paneb mulle küljeraamid külge ja taga kohvriraami, ehk siis ma saan kohvri siia koos küljeraamidega. Siis helistasin eile emale, et ja siis oligi see, et ütles, et anna mulle, suht ruttu on vaja teada saada ikka, kas tahan või ei taha. Ja hind oli ka täitsa okei ja läheb siis teemaks ilmselgelt. Emale helistasin ka, ütlesin, et kuule, mine poodi osta igast asju, pane mulle see taga kiivri kohver manti täis, et saaks siia Hispaaniast siis manti mulle saata. Ja proovime, äkki ma teen siis, tahaks videoga teha sellest, kuidas ma selle rattale järgi lähen Irunni siis. See saab ka natukene huvitav minek äkki olema, sest ma pole ennem sõitnud niimoodi. Põhimõtteliselt ma pean siit minema Oviedosse, Oviedost bussijaamast siis sõitma kuskile Bilbaosse. Bilbaost läheb siis mingi väike tunnine sõit veel San Sebastiani ja sealt vist saab rongiga siis Irunni. Ja siis kuskil seal siis lõpuks ma saan tsikli kätte. Et see ongi nüüd järgmise nädala jooksul millalgi peaks jõudma. Veel ei tea, et kuidas see kättesaamine on, et kas ma pean täpselt selleks ajaks sinna minema, kui tsikkel jõuab või see läheb kuskile platsile ja ma saan siis selle kätte mingil ajal. Et plaan on see, et kuna see võtab mingi 7-8 tundi aega sinna sõit juba, 4 tundi siit Bilbaosse minu meelest, siis seal mingi tunnine vahe, siis järgmine buss mingi tunnike 2 sõidab edasi ja siis on veel rongisõit. Et siuke pikk sõitmine tuleb, aga pole midagi teha ja mis veel, prooviks äkki mingi video teha, nii palju kui ma julgen filmida, peab tegema ikkagi Tiit Saul, et mingi vaadake tal veel viimased videot tulid ära, nüüd on juba Austraalias tagasi küll, aga jah, siuke plaan siis saab normaalse ratta siia, millega ma viitsin sõita ka ja ma hakkan lõpuks siis ringis sõitma sellega, siis ma enam autoga väga ei sõida, ma naudin tsiklit, mis on mulle hea tsikkel. Vot, aitäh Kaarel, et mees viitsib tegeleda, möllata praegu Nõmmel, neid asju külge panna, neid raame, neid ei ole kerge panna, sest need on ise tehtud raamid, mitte minu poolt, aga keegi kunagi täpselt setile teinud ja idekad raamid, aga natuke pusimist on, et need külge saada, sest kui ma esimest korda panin, siis ma pidin seal asju lõikuma, tükeldama. Ma ei tea, kas ta nüüd peab, sest et siis mul oli teine numbri alus, kus olid suunad küljes, siis ma pidin selle ära tükeldama. Aga nüüd on mul universaalne, nii et ma ei tea, kas ta saab selle külge või ei saa, äkki saab. Ja ega rohkem jällegi. Nüüd on põrand ilusti mustaks tatsatud, siin pesin ära ennem, nüüd ma käin selle kõik uuesti üle. Ja kõik, lähme koju ära. Ei pea see nädalavahetus tulemas enam, ei jõua ka homme, Talia läheb sünnipäevale ja pühapäeval viib ta ringi peale või sinna ühte rajale sõitma rattaga, et tahab sõita rattaga jubedalt. Ma proovin, ma teen neid, kunagi ma proovin laive ikka teha, ma ei saa lubada lihtsalt, praegu on nagu nii kiired ajad, päris väsinud olen tööpäeva lõpus ka, et siis ei jõua, ei ole jõudnud teha. Aga neid tuleb, ärge muretsege, millal, ma ei tea, aga peab tulema. Peame jälle laivis asju ajama, siis on huvitav. Vot, aga praegu olge mõnusad siis ja loodetavasti järgmine nädal tuleb ratas, millele ma järgi lähen ja siis
saab kunagi äkki mingi video sellest teha, kui ma lähen. Millal see välja tuleb, võib-olla järgmine nädal, võib-olla ülejärgmine, oleneb millal Ratas Hispaanias suub. Vot, davai! Tšau siis!